Reformierakond kogunes täna siia Tallinna volikogu hoonesse, et välja kuulutada oma linnapea kandidaat. Ja kindlasti paljud nüüd imestavad, et mis rööprähklemine see Tallinna linnavalitsuses kogu aeg käib. Kui Reformierakond ei taha olla koalitsioonis Isamaa, sotside, Eesti 200-ga, miks ta lihtsalt ära ei lähe? Aga siin on üks ja ainus õige vastus. Lihtsalt võimul olla on niivõrd magus. Kas võim on tõesti nii magus, et Reformierakond ei võinud näiteks valida seda teed, et minna opositsiooni koos Keskerakonnaga, oleksite saanud ju siis lasteaia kohatasu kaotada? Meie soovime kaotada lasteaia kohatasu. Soovime seda teha endiselt samade koalitsioonipartneritega. Ja meie lahendus, mida meie pakume, on see, et me saame uue linnapea, kes on väljaspool kõiki erakondi. Ta ei ole Reformierakonna liige, Urmas Sõõrumaa. Talle on nüüd antud meie poolt mandaat proovida teiste erakondadega, Isamaa, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga üheskoos leida see lahendus, kuidas me saame selle lasteaia kohatasu ära kaotada. Kas ei ole selline võib-olla ettevalmistav samm tuua neutraalne linnapea selleks, et Mihhail Kõlvart võites valimised saaks tagasi linnapea positsioonile? Urmas soovis tulla, me oleme kuude kaupa sellest rääkinud, viimastel nädalatel läks konkreetseks ja viimastel päevadel, nüüd paar päeva tagasi ma tegin talle siis konkreetse pakkumise. Üks väga hea võimalus tegelikult sellises segaduses ennast nagu tõestada või näidata, sest tõepoolest Tallinna juhtimise asjad on ju naljakad. Et sellises olukorras ütleme, et veel hullemini midagi teha, ütleme, et siis peab ka ikka mees olema. No siin räägitakse kogu aeg endise koalitsiooniga edasi minemisest. Kas te olete kohtunud siis sotside Isamaa Eesti 200-ga, teate, kas teil on nende toetus? Mul ei ole selleks volitusi olnud, aga ma kindlasti kavatsen kohtuda ja mul on enda arvamus nagu paljude asjade kohta, sealhulgas aselinnapeade arvu ja nõunike arvu kohta ja nii edasi, et kui nad nende asjadega päri on, siis loomulikult. Kas te arvate, et mõni partei on nõus sellega, et neilt võetakse näiteks linnapea koht ära, nende nõunikke vähendatakse? Ega ta kerge ei ole, aga ma arvan, et iga partei on ikkagi mitte ühe mehe partei, vaid seda on märksa rohkem, et ega ma Jevgeni Ossinovski kohta midagi halba ei ütle, vaieldamatult tark inimene, aga tundub, et juhina igal inimesel on oma head ja vähem head küljed. No küsin üle ikkagi, kas te olete veendunud, et praeguse koalitsiooniga saab edasi minna? See peaks olema kõige nõrgem lüli hetkel. Ma ei saa olla veendunud loomulikult sellest. Üks kindel koht, nagu ma ütlen, on 5-6 abilinnapead, mitte rohkem. Ja tänase 8 asemel siis ju keegi niikuinii ju peab taanduma. Kus on tema solvumise aste, ma ei tea. Kuid endiselt ei usu erinevad parteid, et kõige selle jandi taga pole soov ühte heita Keskerakonnaga, seda enam, et Reform on öelnud, et ei välista ühtegi liitu. Ka meie ei välista mitte midagi, ehk siis eelkõige läbirääkimisi, aga täna ei ole sisuliselt midagi arutada. Minu arvates ei ole nii oluline, kes on järgmise 3 kuu jooksul linnapea, oluline, et kuidas linn saab funktsioneerida ja loodetavasti efektiivselt, aga see on juba fraktsioonide vaheline kokkulepe. Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman aga pöördus avaliku kirjaga Reformierakonna poole kinnitades, et nad on Eesti 200 ja sotsidega valmis võtma vastutust linnas ja jätkama vähemusvalitsusena. Paraku nad on ju oma tänase sammuga, kus nad sisuliselt ütlevad välja, et nad avaldavad tänasele linnavalitsusele umbusaldust, tekitanud legitiimse olukorra, et seda tänast eestikeelset koalitsiooni enam ei eksisteeri. Et hakatakse panema kokku uut koalitsiooni, hakatakse läbi rääkima uuesti. Et me ootame huviga, millega see lõpeb, sest et nagu me ütlesime, Isamaa oli valmis kõigeks, meie pooldasime seda eestikeelset koalitsiooni, ja täna oleme nõus minema edasi vähemusvalitsusega. Tallinna volikogu koguneb erakorralisele istungile järgmisel kolmapäeval 2. juulil.